reisile pidin ronima? Ei ühtegi korda. Täna ka ei kahetse tagasi? Absoluutselt mitte. Ei ole põhjust kahetseda. On teatud ebasoodsad asjaolud ja kui need juhtuvad, siis nad juhtuvad ja ei ole põhjust kahetseda. Teid hoiti kogu selle aja 7 meest koos. Millest omavahel rääkisite? Kõigest. Toidust, elust. Suhtlesite te ka oma vangistajate kuidagi, vestlesite? Pidevalt, jah. Kes te omavahel vestlesite? Usust peamiselt. Aga rääkisime neile maailmast, mida nemad ei ole näinud, mida meie oleme näinud ja vastupidine. Ma tahaks kõigepealt öelda, mida ma ka enne all ütlesin veel, et see kogemus, mis oli viimased 25 tundi, just selle näol avaldus, kuidas üks väike riik suudab sellises piirkonnas, mis on vist kõige problemaatilisem üldse piirkondadest Lähis-Idas, suudab välja tuua 7 paljasjalgset meest kuskilt Kirsisalust, tuua ta Beirutisse, sinna Prantsuse saatkonda, organiseerida kogu logistika erinevate kaaperdades erinevatest Liibanoni jõustruktuuridest meist ühest teise kohta. Et see oli nii hämmastav, et ma olen nagu väga uhke, et ma elan sellises riigis, kes on suutnud koolitada sellise tugeva välisministeeriumi ametkonna ja sellise kaitsepolitsei struktuuri, et minu tänud tõesti, aga aitäh. Rääkige hästi lühidalt, kus te siis olite vahepeal? Me olime rattareisil. Läks natuke pikemaks. Aga need 115 päeva? 113 päeva vist tegelikult. Me tegelikult pendeldasime asukoha poolest Süüria, Liibanon, Süüria. Me olime 3 erinevas terroristide siis varjupaigas. Peab tunnistama, et nende logistika oli päris tugev, sest kohalik võim nii Süüria poole pealt kui Liibanoni poole pealt ei avaldanud küll neile mingisugust survet sellisel kujul, et nad oleksid pidanud väga muretsema. Ja nii need päevad siis väga erinevates kohtades möödusid. Olite koos kõik? Me olime kogu aeg koos. Tõenäoliselt neil nii palju turvamaju ka ei olnud, et meid kõiki kuskile lahku ajada. Ma arvan, et see oli üks võib-olla meie kõige suuremaid plusse, et me olime üksteisele toeks, et me ei pidanud üksteist otseselt lohutama. Kõik olid piisavalt tugevad, kuid see ühtsus andis sellist mõnusat tunnet, et me ootame selle päeva igal juhul ära. Jah, meil võib-olla oli igal ühel endal väike kõhklus ja kahtlus, et mida traagilist võib ka mingisugune lähipäev tuua, kuid see tunne ikkagi, et me tuleme sellest välja, see oli kõigil ikkagi olemas. Moonika Tamme, Eesti Televisioon. Millal ja kuidas jõudis teieni teadmine, et vabanemine ei ole enam kaugel? 80 päeva tagasi. Tomorrow or after tomorrow. Oli 80 päeva jooksul kogu aeg, et kohe saab läbi. Aga see konkreetne nii-öelda, kui te juba hakkasite vabaks saama? See jõudis eile kell 1:30 öösel. Jah, aga ennem oli tegelikult 2 päeva tagasi. Me pidime vist vabastamisest detailsemalt rääkida. Mismoodi see toimus? Meid pandi lihtsalt autosse ja viidi Süüriast Liibanoni kuhugi inimtühja kohta. Me võtsime sinna umbes praegusel kellaajal, kell 4 öösel, siis oli seal pime. Anti telefon koos ühe Eesti numbriga, öeldi, et kui päike tõuseb, siis võite helistada. Ja siis sõideti minema. Ja te tegite nii nagu kästi? Jah, eelnev elu näitas, et kui me eksisime kas või mingisuguse detaili vastu nende poolt antud korraldustes, see ei lõppenud hästi, nii et oli targem jälgida seda korraldust. Kas siit saate seda viimast asja täpsustada? Mis see nähti? Ei piinatud. Ei olnud midagi.
mida te peate silmas ära karistamise all? no me teadsime, et kui me ei pea kokkulepetest kinni, siis võib see lõppeda sellega, et meid ei vabastata lihtsalt. Kas te kordagi selle aja jooksul kartsite oma elu pärast, tundsite, et teie elu on ohus? Oleks väga rumal väita, et me seda ei teinud. Jah, oli, mõni hetk oli kindlasti, kus me seda kartsime, aga nagu ma ütlesin, et ainult rumalad ei karda. Millised muidu need olud olid, kus teid hoiti? Tagasi hoidnud. Toitumine? Väga erinev. Väga erinev, jah. Et olud olid mägedes niisugune tööriistakuur. Metallist aknaluukide uksega, et kui sai akna lahti teha, siis oli valgus, kui ei saanud, siis ei olnud. Ja noh, me tõestasime ära, et 7 mehe jaoks 12 ruutmeetrit on päris hea. Lühikirjeldus oleks selline, lühikirjeldus oli selline, et 2000 meetrit, 35 ruutmeetrit, 7 eestlast, 8 terroristi, 8 Kalasnikovi, kotitäis granaate, 2 pommivööd. Kas need kinnihoidjad ütlesid ka teile, mis teie vabastamise eest nõutakse? Ei, sellist infot nad meile ei avaldanud ja meil ei ole ka mõtet spekuleerida selle üle, me ei tea. Kui suures infosulus te olite? Kas teile jagati mingit infot välismaailmas toimuva kohta? Ausalt öeldes meie info pärines suuresti Urmas Paeti esinemislõikudes, mida meil õnnestus vahetevahel kuulata raadios teisest toast või siis neil oli isegi kohalik meedia, siis paar ingliskeelset juppi. Eks nad ise kommenteerisid ka seda Urmas Paeti käike, mida nad ütlesid, mida öeldi siis nii-öelda Urmas Paeti poolt või mida siis Eesti Välisministeerium olla teinud. Osa sellest vastas tõele, osa tõest mitte. Üldiselt nad andsid meile kogu aeg lootust, et kohe-kohe saab läbi. Nad andsid meile küll nädalased, küll 2-päevased, küll 3-päevaseid tähtaegu alates 3. nädala lõpust. Tegelikult realiseerus see alles nüüd. Meie jaoks oli tegelikult see väga oluline, et meie lootust hoiti kogu aeg üle. See tegi meie elu palju lihtsalt. Te mainisite 8 terroristi. Kui palju teil kokkupuuteid oli nende kõigi vangistajatega? Kas neid oli 8 meest? Tegelikult me elasime nendega kõik need päevad ühes ruumis. Ma arvan, et ninapidi koos. Sõime koos. Me nägime nende palvetamist. Me nägime nende raevu, kui nad millegiga ei leppinud. Me nägime nende leppimisi. Ma arvan, et see oli päris unikaalne situatsioon, kus ühed röövitud, elavad oma röövitutega koos. Meil oli võimalus nendega suhelda ja nagu üksteist tundma õppida päris mitu päeva. Ühele samad mehed. Jah. Mis see kogemus õpetas teile? Ärge hinnake, esimene asi tõenäoliselt on see, et ärge palun hinnake inimesi tema religiooni tõttu. Ükski religioon ei ole halb, on vaid inimesed, kes usuvad siis midagi ja afišeerivad ennast läbi selle. Et me ei taha nagu ühtegi, et vahel hinnatakse võib-olla islamit kui terroristide, et kõik on terroristid, et kindlasti terroristid ei ole. Me selle reisi jooksul, enne kui me siis nii-öelda jäime istuma sinna, kohtasime näiteks Süürias väga imepäraseid inimesi, väga lahkeid inimesi, kes olid moslemid, lihtsad inimesed, põllutöölised. See oli väga, väga tore kogemus ja elamus. Mitu videot teile tehti? Oh jumal, neid oli ikkagi 5-6. Osa nendest tõenäoliselt jõudis eetrisse, me isegi ei tea, palju nendest jõudis kuskile avalikkuse ette. Ühes esimestes ei olnud üldse juttu Eestist, kas nad teadsid, et te olete Eestist? Ikka. Esimese hoogu kohe. Nad teadsid, jah. Aga miks ei olnud Eestist juttu? Raske öelda,
Nad ei põhjendanud meile. Nad andsid teksti ette seda meile, võib jah öelda, et et kõik tekst anti meile ette. öelge. kas te plaanisite selle videoga midagi edasi anda, mingisugust informatsiooni, mida Meie? See ei olnud Nagu üldse öeldud. meie koostatud tekst. tekst oli ette antud. Tekst oli ette antud, meil ei olnud seal kõikides videodes. mingisuguseid võimalusi rääkida oma juttu. Et kõik need palved nii Jordaania kuninga kui Araabia Ühendemiraatide poole või Türgi presidendi poole, see oli kõik meil ette antud. Kuidas toimus see rööv? Kiiresti. Tuleb anda au, et see oli võib-olla neil üks väga-väga hästi organiseeritud liikumine, et muidugi minu jaoks eriti oli see õõvastav, kui ma näen, et minu parimale sõbrale lihtsalt sõidetakse autoga sisse, on ju. Et mul on palju rattaga sõitnud, sellist pilti pole kunagi näinud, aga kõik käis väga kähku, neid ei häirinud isegi tavaliiklus sellel maanteel. Lihtsalt inimesed, kes seal sõitsid teel, need kabuhirmus nii-öelda sõitsid kiiresti minema sealt. Väga kiiresti käis ja Meid, täpsemalt, et meid jälgiti juba Liibanoni piiri pealt. Ja siis ühel hetkel me olime läbinud just sõjaväe kontrollpunkti, umbes 2 kilomeetrit ja meil oli linnani jäänud teine 2 kilomeetrit ja siis me sõitsime nagu üksteise tuules Hanerivis ja siis tuli, mina olin 4, mina nägin lihtsalt ettepoole, kuidas minu ees 2 mehele lihtsalt auto küljeks sõideti sisse ja 3. mehele lahtise uksega löödi ta pikali ja siis hüpati automaatidega välja ja käsuti kõhuli ja siis tuli buss ja ruttu bussi ja rattad jäid kraavi ja meid viidi minema. Sul on juttu, et oli ka automaadi valamine. jah, relva kasutati ja meil augusti jalge ette lasti üks valangist, kui ma ei eksi. Täpsemalt oli üks kuul. Üks lass. Kas sa hakkasid vastu selle pärast või? Ei, ma ei hakanud vastu, aga ma proovisin nendega võib-olla natukene suhelda viivitada. Enne kui ma sinna maha viskun, et kas te olete kindlad, et te meid tahate röövida. See tundus nii uskumatu, et filmis oled seda näinud ja ka elu lõpuni ma näen seda momenti kui filmi, kuidas auto sõidab ja rammib meid. Ja teatavas mõttes see on nagu joon, mis lõikab võib-olla selle meie elu siis pooleks, elu enne seda, elu pärast seda